6. peatükk. Poeg, tõelisus või metafoor. Jeesust Kristust tuntakse Jumala pojana. Eelmises peatükis nägime, et piibli järgi ta seda tegelikult ka on. Kolmainsuse vaatenurgas tekib aga põhjapanev vastuolu. Kuidas saab Kristus olla Jumala poeg, kui poeg ise on osa Jumalast? Kuidas saab ta olla Jumala poeg, kui ta on täielikult igavene Jumal samamoodi nagu isa? Adventkiriku põhiõpetuses väidetakse, et poeg on Jumal igavene poeg. Ta on igavesti tõeline Jumal. Väärib märkimist, et piibel ei kasuta kunagi mõisteid Jumal igavene poeg ega Jumal poeg, God the Son. Piibel ei tunne ka mõisteid Jumal igavene vaim ega Jumal püha vaim, God the Holy Spirit. Me ei leia neid pühakirjast ega ka õde Vaiti ulatuslikust kirjandusloomingust. Selle asemel esineb pühakirjas ikka ja jälle määratlus Jumal isa. Jeesust nimetatakse piiblis Jumala pojaks, aga peatu hetkeks ja mõtle, kas ta võib olla Jumala poeg, kui ta on igas mõttes samasugune ja igavene Jumal nagu isa. Kas ta võib siis olla sündinud isast? Ainus loogiline järeldus on, et Jeesus ei saa seega olla Jumala tõeline poeg, sest tegelik isa-poja suhe nende vahel on võimatu. Puhta kolmainsusõpetuse kohaselt on isa ja poeg sama olevuse igavesed, kuid erinevad isikud. Teisisõnu, kolmainu Jumalalt pole tegelikku poega selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Mida siis tahab öelda piibel, kui ta nimetab Jeesust Jumala ainusündinud pojaks? Kuidas tuleks aru saada mõistest Jumala poeg? Kas see on vaid üks paljudest nimedest, millega Kristust kutsutakse? Poja mõiste eriselgitused. Kristlikus õpetuses käsitletakse Kristust kui poega veidi erinevalt. Mõni väidab, et Jeesus saab nimetada Jumala pojaks vaid seoses tema inkarnatsiooniga. Sel juhul oleks Kristusest saanud Jumala poeg alles pärast seda, kui ta Betlemas inimesena sündis. Ja väidetakse, et tekstid, mis viitavad inkarnatsiooni eelsele Jumala pojale, on prohvetlikud ennustused Jeesuse inimeseks saamisest. Ja nüüd on siin inglisekeelne tekst, mille eestikeelse tõlke ma loen. Isa ja poja suhet Uuest Testamendist tuleb alati mõista Betlemma sündmuse valguses. Ainus laps, kes siia maailma on sündinud pigem jumaliku, mitte inimese isaga, on Jeesus. Pealkiri poeg viitab tema sisenemisele, ajale ega eita üldse tema igavest päritolu. Vanas testamendis on viiteid poeglikkusele, kuid need on alati initsipitsioonis. J.R. Hoffmann, ministri, juuni 1982. Nägime juba eelmises lõigus, et selline tõlgendus on väga kauge ja otsitud. Jeesus viitas ka ise oma identiteedile inimesena, öeldes, et ta on inimese poeg, mitte Jumala poeg. Inkarnatsioonis sai seega Jumala pojast inimese poeg, mitte Jumalast Jumala poeg. Prohvet Miika on Messiast kuulutanud järgmiselt, Miika 5.1. Aga sina, Betlem, Efrata, olgugi väike, et olla Juuda tuhandete seas, sinust väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kelle põlvnemine on muisteist päevist igiaegadest. Betlemmas sündinud inimese poja tõeline identiteet ja päritolu on igiammune. Ta oli Jumala poeg juba igiaegadest enne loomist, nagu oleme näinud piiblist. Piibel aga ütleb, et Kristus on sündinud Jumalast, ainusündinud, esmasündinu, kõige loodu esmasündinu. Kolossa 1.15, Hebra 1.5 ja 6, Johannese 3.16. Ja kuna kolmainsusõpetus ei saa lubada, et poeg oleks tegelik poeg selle sõna otseses tähenduses, on kristlikus maailmas sellele erinevaid seletusi. Eternal generation.
Katoliku kirikus selgitusmudelid selle kohta, kuidas on poeg isast sündinud, nimetatakse eternal generationiks ehk igavene sugupõlv. Me ei süvene sellesse müstilisse selgitusse üksikasjalikult, kuid selle mõte on järgmine. Kolmainsuse esimene isik, isa, loob igavesti ja pidevalt jumaluse teist isikut, poega. See protsess, millel pole algust ega lõppu, on väljaspool aega ja ruumi, kuid toimub nii, et kahte jumalat siiski ei sünni. Samal ajal omab teine isik aga kogu esimese isiku jumalikust ilma igasuguste erinevuste ja muutusteta. Sellise arutluse tulemuseks on arusaamatu filosoofiline kontseptsioon sellest, et jumalus võib koosneda isast ja pojast ja pühast vaimust, kes kõik võivad samal ajal olla ühe jumala ühtviisi igavesed isikud. Seega ei olnud isa enne poega ja poja olemasolu ei sõltu isast. Teisisõnu, ei saa nende vahel olla tegelikku isa-poja suhet. Adventkiriku tõlgendus pojast. Adventkiriku õpetus ei järgi eternal generationi kontseptsiooni, kuid sellest hoolimata põrkub kolmainsuse teoloogia paratamatult alati sama probleemiga. Ta peab eitama isa ja poja tõelist, sõnasõnalist tähendust. Vaatame nüüd adventkiriku ametlikku seisukohta selle kohta, mida tähendab Jumala poeg. Põhimõtet isast ja pojast ei saa sõna-sõnalt üle kanda jumaliku isa ja poja suhtele. Poeg ei ole isa loomulik poeg selle sõna otseses tähenduses. Loomulikul lapsel on algus, samas kui jumaluses on poeg igavene. Mõistet poeg kasutatakse jumaliku olendi kohta metafoorselt. See väljendab ideed isikute eraldatusest jumaluses, aga ka sarnase olemuse kontseptsiooni igavese armastava suhte kontekstis. Seega on meil tegemist sõna poeg metafoorse kasutamisega. Interneti aadress adventist.fi usk on piirteed Jumala poiga nimen Jumalan poiga merkitys. Piibli uuringute instituudi väiteid on tsiteeritud Soome adventkiriku kodulehel, kus rõhutatakse ka pealkirjas, et Jumala poeg on vaid nimi. Tekstist ilmneb selgelt ja ilma igasuguse kahtluseta, et adventkiriku õpetuse järgi ei ole Jeesus Kristus täht-tähelt isa loomulik poeg. Ta ei ole tegelikult Jumala poeg, see on pelgalt metafoor. Vaatame ka järgmist tsitaati Adventisti Review'st, kus palvenädala lugemistes õpetati Jumala isiku kohta nõnda. Päästmisplaan sisaldas liitu, mille sõlmisid 3 jumaluse isikut, kellel olid võrdselt jumalikkuse omadused. Selleks, et patt ja mäss saaks universumist välja juuritud ning harmoonia ja rahu taastuks, nõustus üks jumalikest olenditest võtma endale isa, teine poja rolli. Ülejäänud jumalik olend, püha vaim, oli samuti määratud osalema päästeplaani elluviimises. Kõik see juhtus enne patu ja mässu ilmumist taevasse. Võttes vastu plaani kohased rollid, ei kaotanud jumalikud olendid midagi oma jumalikust jõust. Oma igavese olemasolu ja muude omaduste poolest olid nad üks ja võrdne, aga mis puudutab päästmisplaani, siis teatud mõttes oli poeg allutatud isale. Gordon Jensen, Adventisti Review, 31. oktoober 1996, lehekülg 12. Esimese asjana võime täheldada, et see kontseptsioon ei ole kolmainsuslik. See räägib 3 jumalikust olendist, kes on võrdsed ainult oma omaduste poolest. See on puhas triteism ja polüteism. Seejärel öeldakse meile, et päästmisplaani elluviimiseks võtsid need 3 jumalikku olendit endale eri rollid, et taastada universumis rahu ja harmoonia. Üks jumalikest olenditest nõustus võtma endale isa, teine poja rolli. Ülejäänud jumalik olend, püha vaim, oli samuti määratud osalema päästeplaani elluviimises. Kõlab imeliselt, aga
Kas piibel ütleb midagi sellist? Kus paljastab Jumala sõna meile sellise rollimängu? Ja kuigi säärane kontseptsioon on pigem triteistlik kui kolmainsuslik, rõhutab see siiski veel kord, et Jumala poeg ei ole tõeline poeg ja Jumal ei ole tõeline isa. See on metafoor, allegooria, rollimäng, kosmiline näitemäng. Võime küsida, millega selline rollimäng lõpeb? Sest Jumal armastas maailma nii palju, et ta korraldas kosmiliste mõõtmetega näitemängu, mille üks peategelastest annaks justkui oma elu ristil maailma eest ja sellesse uskumine viiks selleni, et keegi ei hävi lõplikult. Kas see on see, mida piibel meile õpetab? Teisisõnu, kas Jeesuse inimeseks saamine on vaid rollimäng? On ta ju igavene tõeline Jumal, kes ei kaotanud midagi oma jumalikust jõust. Kas ta oli lihtsalt inimeseks maskeerunud Jumal, keda kurjus tegelikult kiusata ei saanud? Kas tema ristisurm on vaid rollimäng? Jumal ju ei saa surra. Temal üksi on surematus, 1. Timoteose 6:16. Lõppude lõpuks, mida me saame siis üldse tõe pähe võtta, kui piibli selge keel on muudetud metafooriks? Kristlikus maailmas oleme juba näinud paljude tõdede, näiteks loomisloo muutmist metafoorideks. Tulemuseks on tõe aluste purunemine kohutavate tagajärgedega. Kas me muudame ka Jumala enda selliseks kontseptsiooniks, et tegelikkus muutub häguseks? Siin on suur oht, et meie piibellikult kõlavad mõtted muutuvad ateistlikuks filosoofiaks. Apostel Johannes kutsub meid vaime proovile panema, et näha, kas nad on Jumalast. Peame õppima eristama tõe vaimu pettuse vaimust, sest palju valeprohveteid on läinud maailma. Johannes ütleb, kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Kes on see, kes võidab maailma, kui aga see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg? 1. Johannese 4:15 ja 5:5. Meie usu elim objekt ei saa olla ükski metafoor, vaid tõelisus. Kristuse tõeline identiteet. Oleme väitnud, et kolmainsusõpetus eitab Jumal isa ja Kristuse isiksusi. Ta teeb seda, eitades Jumala ainusündinud poega ning tõelist isa-poja suhet tema ja Jumala vahel. Siiski on meie privileeg otsida selles küsimuses valgustust piiblist. Kas Kristus on sündinud isast ja kas ta on tõesti Jumala poeg või mitte? Kristus kutsutakse piiblis paljude nimedega. Näiteks on ta päästja, lunastaja, ohvritall, hea karjane, kuningate kuningas, salvitu, Messias ehk Kristus, ülempreester ja nii edasi. Need paljud nimetused kirjeldavad hästi tema missiooni ja päästetöö eri tahke. Inimesena identifitseeris Jeesus endaga inimese pojana. Meil on lihtsam mõista, et see tähistab tegelikult tema inimlikkust, sest ta sündis naisest ja elas inimesena. Piiblile tuginedes pole meil põhjus kahelda, et inimese poeg viitab Kristuse kui inimese tõelisele ja tähtähelisele identiteedile. Filippi 2:7, Hebra 2:17-18. Jeesus õpetab tegelikult ka otse, et see ei ole metafoor. Ta ilmutas tähendamissõna nisust ja umbrohtudest. Kui jüngrid küsisid hiljem selle tähendamissõna selgitust, kostis Jeesus, kes head seemet külvab, on inimese poeg. Mattiuse 13:37. Seega on ilmselge, et Jeesus räägib tõtt, kui ta nimetab end inimese pojaks. Küsimus on metafoori selgituses. Inimese poeg oli tema tõeline, tähtäheline identiteet. See ei kirjeldanud mitte ainult tema missiooni messiana, vaid ka seda, kes ta oli. Jeesus Natsaretist. Kui aga rääkida Kristuse identiteedist Jumala pojana, siis meile õpetatakse, et see on metafoor.
Kui inimese poeg on reaalsus, aga Jumala poeg on vaid metafoor, siis miks piiblis alati rõhutatakse, et Jeesus on just nimelt Jumala poeg? Miks peaksid apostlid püüdma tõestada, et Jeesus oli keegi, kes oli vaid võrdkuju ja sümbol, selmet juhtida meie tähelepanu sümboli taga olevale tegelikkusele? Miks ei püüa piibel tõestada, et Jeesus oli inimese poeg? Näiteks apostel Johannes võtab kogu oma evangeeliumi eesmärgi kokku ühes salmis. Aga need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nime sees. Johannese 20:31. See on Johannese ülim eesmärk, panna meid uskuma, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg. Igavene elu Jeesuse nimes on selle usu tõelisuse tagajärg. Seetõttu näeme, et kõik Uue Testamendi usutunnistused sisaldavad seda imelist tõde, et Jeesus on Jumala poeg. Vaatame nüüd neid usutunnistusi lähemalt. Sina oled Jumala poeg. Mattiuse 16:16. Siimon Peetrus vastas ning ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Need tõesõnad olid Peetruse vastus, kui Jeesus küsis jüngritelt, kes on inimeste arvates inimese poeg. Küsimus oli selles, milline oli Jeesuse tegelik identiteet, mis ulatub isegi sügavamale kui tema inimlikkus. Küsimus puudutas seega seda, kes on inimese poeg, mitte tema missiooni. Kui jüngrite sõnul arvasid inimesed, et Jeesuse mõne inimese, näiteks Eelia või mõne teise prohveti sarnane, täpsustas Jeesus oma küsimust veelgi. Aga teie, keda teie mind ütlete olevat? Peetruse tunnistus, et Jeesus on Kristus, elava Jumala poeg, oli kõige sügavam tõde. Jeesus kinnitas seda, sest nii ütles see, kes nimetas Jumalat oma isaks. Õnnis oled sa, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Mattiuse 16:17. See on tõde, millele Kristus oma kiriku ehitas. Jumala tõeline kirik on ehitatud Kristuse kaljule. Kas meist igaüks võib saada elavaks kiviks selles vaimses hoones, kui meie taevane isa ei ole meile oma vaimu kaudu ilmutanud, et Jeesus on Kristus, elava Jumala poeg? See tõde on Kristuse ihusse kuulumise põhinõue kuni aegade lõpuni, mil meie pääste tuleb oma nõudma. Etioopia koja ülem. Apostlite teod 8:36-37. Ent kui nad teed edasi läksid, jõudsid nad vee juurde ja koja ülem ütles, ennäe vett, mis keelab, et mind ei peaks ristitama. Aga Philippus ütles, kui sa usud kõigest südamest, siis võib see sündida. Tema vastas ning ütles, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Apostlite tegude raamatus on huvitav juhtum võimsa Etioopia koja ülemaga, kes uurib Jesaja raamatut kannatavast issanda sulasest. Jumal juhtis Philippust koja ülemale selgitama, kuidas Jesaja ennustuse sõnad Jeesuses täitusid. Koja ülem nägi nüüd ja uskus, et ennustus kirjeldab tõesti Kristust. Ta tahtis saada kohe ristitud. On väga huvitav, et selle Vana Testamendi teksti põhjal tunnistas koja ülem oma usku, öeldes, Jeesus Kristus on Jumala poeg. Asi saab aga selgeks, kui märkame, kuidas koja ülema kasutatud Jesaja raamatut tsiteeritakse apostlite tegudes. Vahetult enne tema usu tunnistamist kõlab salm 8. Vahetult enne tema usu tunnistamist kõlab salm 33. Kes kõneleb tema päritolust. Kreekakeelne päritolu tähistav sõna genea viitab Kristuse päritolule Jumala ainusündinud pojana. Ka tema, Kristus, Jumala poeg, sai inimeseks. Ta oli issanda kannatav sulane, kes kandis meie patud ristil ja suri meie eest. Philippus tõendas seda koja ülemale, kes võttis sõna vastu ja uskus.
Marta usutunnistus. Johannes 11:27. Marta vastab Jeesusele: jah, issand, mul on see usk, et sina oled Kristus, Jumala poeg, kes maailma on tulemas. Marta oli tundnud südant lõhestavat leina, kui tema vend, Jeesuse hea sõber Laatsarus suri. Marta arvas, et kui Jeesus oleks õigel ajal kohale jõudnud, poleks Laatsarus hinge heitnud, sest Jeesus oleks võinud ta terveks teha. Kuid nüüd pandi tema usk proovile. Marta ainus lootus oli ülestõusmine viimasel päeval. Siis Jeesus, kes pidi ime läbi tõestama, et isa oli ta läkitanud, julgustas Martat, Johannes 11:42. Jeesus ütles temale: mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Kas sa usud seda? Johannes 11:25-26. Marta uskus ja tema usutunnistus näitab, et ülestõusmine põhineb tõel, mille järgi Jeesus on Kristus, Jumala poeg. Ainult tema, kelles on ühendatud nii jumalikkus kui ka inimlikkus, saab olla igavese elu ja ülestõusmise alus. Ta on Jumala poeg, kes pidi tulema maailma. Ta sai inimese pojaks meie pärast. Jeesuse ristisurm. Mattiuse 27:54. Aga kui pealik ja need, kes temaga ühes Jeesust valvasid, nägid maa värisevat ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid: tõesti, see oli Jumala poeg. Jeesuse ristisurmaga seotud sündmused olid nii kõikehõlmavad ja hoomamatud, et isegi Rooma sõdurid tunnistasid, ta oli tõepoolest Jumala poeg. Tegelikult toimus kogu tagakiusamine, kõigi kannatuste põhjustamine ja Jeesuse risti löömine vaid ühel põhjusel. Ta oli Jumala poeg. See oli tõde, mida juutide juhid ei tahtnud tunnistada. Küsimus ei olnud mitte selles, kas Jumalal oli poeg, vaid selles, kas Jeesus Natsaretist oli see poeg. Danieli 3:25. Juudid lükkasid Jeesuse tagasi, sest ta kutsus Jumalat oma isaks. Nad mõistsid igati õigesti, et järelikult on Jeesus isaga võrdne. Johannese 5:18. Juudid nõudsid, et Jeesus ütleks otse, kas ta on Messias või mitte. Nende arusaama kohaselt oli prohvetikuulutuste Messias ehk Kristus sama kui Jumala poeg. Jeesus oli neile ikka ja jälle tõestanud, et tema on see Messias, muuhulgas oma tegudega, mida ta tegi enda isa nimel, Johannese 10:24-25. Kuid ükski tõend ei paistnud neid veenvat. Jeesus ütles juutidele: kuidas te siis ütlete sellele, keda isa on pühitsenud ja läkitanud maailma, sina pilkad Jumalat, sellepärast et ma ütlesin, mina olen Jumala poeg, Johannese 10:36. Kui me vaatame ja võrdleme evangeeliumide kohti, kus räägitakse ebaõiglasest kohtumõistmisest Jeesuse üle, näeme, et mõisted Messias, Kristus, juutide kuningas ja Jumala poeg käivad käsikäes. Luuka 22:66-71. Ja kui valgeks läks, tulid rahva vanemad, ülempreestrid ja kirjatundjad kokku ja viisid ta üles oma suurkohtu ette ning ütlesid: kui sina oled Kristus, siis ütle meile. Tema vastas neile: kui ma teile ütlen, ei usu te ju mitte, ja kui ma küsin, ei vasta te mitte. Ent nüüdsest peale hakkab inimese poeg istuma Jumala väe paremal poolel. Aga nad kõik ütlesid: kas siis sina oled Jumala poeg? Tema ütles neile: jah, ma olen. Siis nad ütlesid: mis tunnistust me veel vajame? Oleme ju ise seda kuulnud tema suust. Markuse 14:61-62. Aga tema jäi vait ega vastanud midagi. Taas küsis talt ülempreester ja ütles temale: kas sina oled Kristus, kiidetava poeg? Ja Jeesus ütles:
mina olen see ja te peate nägema inimese poja istuvat Jumala väe paremal poolel ja tulevat taevapilvedega. Johannes 19:7. Juudid vastasid temale, meil on käsuõpetus ja käsu järgi ta peab surema, sest ta on enese teinud Jumala pojaks. Me näeme, et Jeesuse üle mõisteti kohut sellepärast, et ta oli Messias, Kristus, Jumala poeg. Heebreakeelne sõna Messias ja kreekakeelne sõna Kristos tähendavad salvitud. Seetõttu näeme, et maavalitseja Pilatus kasutab selles seoses ka väljendit juutide kuningas. Mattiuse 27:11. Jeesus pandi aga seisma maavalitseja ette ja maavalitseja küsis temalt, sina oled siis juutide kuningas? Aga Jeesus lausus, need on sinu sõnad. Jeesus süüdistati seega selles, et ta nimetas end Jumala pojaks. Sellel tõel põhines tema messiaks olek. Asjaolu, et Jeesus on Messias, Kristus ja juutide salvitud kuningas, põhineb tõsiasjal, et ta on Jumala poeg. Vastasel juhul oleks ta olnud lihtsalt inimkuningas. Ta oleks olnud Taaveti poeg ainult samas tähenduses nagu salvitud kuningas Saalomon ja tema järeltulijad, kes said kuningateks Juuda suguharust. Kuid Jeesus kostis Pilatusele oma kuningavõimu kohta. Minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit. Siis ütles Pilatus temale, siis oled sina ometi kuningas? Jeesus vastas, jah, olen, sest mina olen kuningas. Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält. Johannese 18:36-37. Näeme, et juudi usujuhid mõistsid, et tõeline tõotatud Messias ei ole midagi vähemat kui elava Jumala poeg ise. Kuid kahjuks lükkasid nad tagasi, kui ta nende ees seisis. Nad ei uskunud, et ta on Jumala poeg. On irooniline, et Jeesus mõisteti surma selle eest, et ta oli täpselt see, kelleks ta end ütles olevat. Ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga. See on Jeesus, juutide kuningas. Mattiuse 27:37. Jumala poeg või Barrabas. Mattiuse 27:17. Kui nad nüüd koos olid, ütles Pilatus neile, kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen? Barrabase või Jeesuse, keda hüütakse Kristuseks? Pilatus teadis väga hästi, et Jeesuse surmamõistmiseks ei olnud mingit alust, vaid et ta oli surmamõistmiseks üles antud puhtalt kadedusest. Seepärast pakkus ta rahvale tavakohase võimaluse valida, kellele kahest surmamõistetust antakse armu. Pilatus lasi valida süütu Jeesuse ja kurikuulsa röövli Barrabase vahel. Mida aga tähendab nimi Barrabas? Arameia keeles tähendab Bar-Appa sõna-sõnalt isa poeg. Seega näeme, et inimestel oli kaks valikuvõimalust. Üks, kelle nimi oli isa poeg ja teine, kelle tõeline identiteet oli Jumala isa poeg. Mida tegid inimesed? Kelle nad valisid? Me loeme piiblist, Markuse 15:11. Aga ülempreestrid kihutasid rahvast, et ta neile laseks vabaks pigemini Barrabase. Luuka 23:18. Aga rahva hulk karjus ja hüüdis, hukka ta ära, lase meile vabaks Barrabas. Juudi usujuhid kihutasid rahva sedavõrd üles, et nad palusid Pilatusel Barrabase vabastada ja nad nõudsid Jeesusele surma. Lööge ta risti, lööge ta risti.
See on meile väga tõsine sõnum. Tänapäeva usujuhid jutlustavad meile Jeesust, kes on ainult nime poolest Jumala poeg, nagu Barabas, kelle nimi tähendab isa poeg. Kuid Piibel ütleb meile ikka ja jälle, et Jumalal on tõeline poeg, kes on Jeesus Kristus. Ta kutsus Jumalat oma isaks. See ei ole lihtsalt nimi, vaid tõde, mis peaks olema meie usu alus, nii nagu see oli Uue Testamendi inimestele nende usu alus. Kolmainsusõpetus eitab otse ja kõhklemata, et Jeesus Kristus on tõeline, tähttäheline Jumala poeg ning teeb sellest sümboli ja metafoori. Seetõttu tasub selles kontekstis uuesti korrata tõde Vaiti hoiatust. Paljusid petetakse tänapäeval samuti nagu juute omal ajal. Usulised õpetajad seletavad Piiblit oma arusaamise ja traditsioonide valguses. Inimesed ise ei uuri pühakirja, et otsustada, mis on tõde, vaid loobuvad oma hinnangutest ja annavad oma hinge oma juhtide meelevalda. Ellen White, Ajastute igatsust, lehekülg 459. Samamoodi seisame meiegi kahe valiku ees nagu juudid 2000 aastat tagasi. Üks kannab nime Jumala poeg ja teine on Jumala poeg. Usujuhid, pastorid ja teoloogid kutsuvad kristlaskonda üles tooma meie ette nime isa poeg. Mis sa arvad, kas Piibli näite valguses on targem toimida nagu enamus ja järgida usuõpetajate arusaama või otsida sõnast tõde, nagu see on Jeesuses Kristuses? Valik on sinu. Jumala tõeline poeg. See, et Jeesus on Jumala poeg, oli peamine tõde, mida apostlid kuulutasid. See oli ka Jeesuse enda põhiline sõnum. Jeesus Kristus kui Jumala poeg oli Uue Testamendi inimeste usutunnistus. Kui see oleks metafoor, siis miks peaks selle kallal pead murdma, selle asemel, et keskenduda tõelisusele, mis on selle metafoori taga? Kui Saulus, see tähendab Paulus, oma nägemise tagasi sai, hakkas ta üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg, apostlite teod 9.20. Miks ei olnud tema sõnumi mõte näiteks see, et Jeesus on ohvritall või midagi muud, mis on seotud Jeesuse missiooniga? Ta kuulutas Jeesust Kristust Jumala poega, kes oli risti löödud. Miks ei ole Johannese evangeeliumi eesmärk tõestada, et Jeesus on inimese poeg, kuigi seegi on reaalsus? Loomulikult õpetasid apostlid ka Jeesuse missiooniga seotud seiku, kuid neil kõigil on tähendus ainult selle tõe valguses, et Jeesus on inimeseks saanud Jumala poeg. Pauluse kiri roomlastele 1, salmid 2-4. Mille Jumal on enne tõotanud oma prohvetite kaudu pühades kirjades, oma pojast, kes liha poolest on sündinud Taaveti soost ja pühaduse vaimu poolest on seatud surnuist üles tõusmise läbi Jumala pojaks väes, Jeesusest Kristusest meie issandast. See on evangeelium, mida Paulus kuulutas, ja tema sõnul ka Vana Testament osutab sellele, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, kelle Jumal saatis inimesena maailma. See on tõde, mida hingevaenlane kõige rohkem vihkab. Kui Jumal oli salvinud oma poja enda vaimuga tema missiooniks messiana, kostis taevast hääl: see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Jesaja 42.1, Mattiuse 3, 16-17. Ja kuidas kiusas saatan Jeesus kõrbes kohe pärast seda? Ta seadis Jumala sõnad kahtluse alla, nagu ta oli teinud ka Edenis. Ta ütles Jeesusele korduvalt: kui sa oled Jumala poeg, Mattiuse 4, 3 ja 6. Sama kahtluse tahab ta külvata ka sinu hinge. Kuid Jeesus teadis, kes ta oli. Ta sattus juba 12-aastaselt pühakotta, kus ta oma leidjatele ütles: kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt? Luuka 2.49.
Saatanast pimestatuna kordasid möödakäijad, ülempreestrid, seadusõpetajad ja vanemad lootusetu hingevaenlase mõtteid isegi siis, kui Jeesus rippus ristil. Nad ütlesid, kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt maha. Ja ta on lootnud Jumala peale, see pääsku nüüd tema, kui ta tahab, sest ta on ütelnud, ma olen Jumala poeg. Mattiuse 27:40 ja 43. Kas me usaldame kindlalt Jumala sõna? Kurjade vaimude tunnistus. Hingevaenlane ja tema väed teavad väga hästi, et Jumal on üks ja nad värisevad. Seepärast on kurjade vaimude tunnistus Jeesuse kohta märkimisväärne, sest nad olid kunagi temaga lähedases kokkupuutes. Mida ütleb selle kohta piibel? Markuse 1:34. Ja ta tegi terveks paljud, kes põdesid mõnesugust haigust ja ajas välja mitu kurja vaimu ega lasknud kurje vaime rääkida, sest et nad teda tundsid. Markuse 1:24. Mis meil on tegemist sinuga, Jeesus natsaretlane? Oled sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen sind, kes sa oled, Jumala püha. Seega teadsid rõvedad vaimud, langenud inglid, kes Kristus oli. Nad teadsid tema identiteeti ja mida nad tunnistasid. Markuse 3:11. Markuse 3:11. Ja rõvedad vaimud, kui nad teda nägid, heitsid maha tema ette, kisendasid ning ütlesid, sina oled Jumala poeg. Ma hakkasin selles küll kahtlema, kas niimoodi on kirjutatud. Võtsin piibli lahti ja oligi niimoodi kirjutatud. Markuse 5:7. Ja kisendas valju häälega. Mis on sul minuga tegemist, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma vannutan sind Jumala juures, et sa mind ei piinaks. Mattiuse 8:29. Ja vaata, nemad kisendasid ning ütlesid, mis on sul meiega tegemist, sa Jumala poeg? Oled sa siia tulnud meid enneaegu vaevama? Luuka 4:41. Aga kui kurjad vaimud läksid paljudest välja, kisendades ning üteldes, sina oled Jumala poeg, ja tema sõitles neid ega lubanud neid rääkida, sest nad teadsid tema olevat Kristuse. Luuka 8:28. Aga Jeesust nähes hakkas ta karjuma, heitis tema ette maha ja hüüdis valju häälega. Mis on mul tegemist sinuga, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma palun sind, ära mind piina. Rõvedate vaimude tunnistus Jeesuse kohta on võimas ja väga kaalukas. Samuti on see kooskõlas piibli üldise tunnistusega. Meile öeldakse, et kurjad vaimud tundsid Jeesust. Nad teadsid, kes ta oli. Nad andsid tunnistust Jeesuse tõelisest identiteedist. Ja mida nad ütlesid? Nad ütlesid, et Jeesus on Jumala püha, Jumala poeg. Nad tunnistasid ka Jumala, Jeesuse isa kohta, et ta on kõige kõrgem. Kõike eeltoodut arvestades ei saa meil olla mingit kahtlust Jumala isa ja tema ainusündinud poja identiteedi suhtes. Jumala sõnas ei ole midagi, mis viitaks sellele, et mõiste Jumala poeg oleks piiblis ainult nimi, sümbol või metafoor. Jeesuse identiteet Jumala pojana on tema missiooni alus. See on tõelisus. Apostel Johannes hoiatab karmilt selle tõelisuse eitamise eest. Ta ütleb, kes on valelik, kui mitte see, kes algab, et Jeesus on Kristus. See on Kristuse vastane, kes algab isa ja poega. Igaüks, kes algab poja, sel ei ole ka isa. Kes tunnistab poega, sellel on ka isa. 1. Johannese 2:22 ja 23. Kui me võtame vastu inimese tunnistuse, siis on Jumala tunnistus suurem, sest see on Jumala tunnistus, mis ta on tunnistanud oma pojast. Kes usub Jumala pojasse, sellel on tunnistus enese sees. Kes ei usu Jumalat, on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mis Jumal on tunnistanud oma pojast. 1. Johannese 5:9 ja 10. Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg,
sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. 1. Johannese 4:15. Kokkuvõte räägitust. Kolmainsuslased õpetavad, et poeg on üks isik Jumalast, nagu ka isa. Kolmainsusõpetuse kohaselt ei saa isa-poja suhe olla tõeline. Jumala poeg on ainult nimi, sümbol või metafoor, mitte ei tähista tõelist Jumala poega sõna otseses mõttes. Piiblis ei ole inimese poeg ja Jumala poeg mitte nimed, vaid tõelisus. Kristuse identiteet Jumala pojana eelneb tema inimeseks saamisele. Jumala ja Kristuse isa-poja suhe on tõeline, mitte rollimäng ega metafoor. Uue testamendi inimesed uskusid ja tunnistasid, et Jeesus on Jumala poeg. Apostlid kuulutasid Jeesust Jumala pojana. Jeesus ütles, et ta on Jumala poeg ja sellepärast löödi ta risti. Jumal tunnistas, et Jeesus on tema armastatud poeg, kelle üle tal on hea meel. Saatan ja kurjad vaimud tundsid ja identifitseerisid Jeesust kui Jumala poega. Jeesuse päästetöö põhineb sellel, et ta on Jumala poeg. Piiblis ei ole midagi, mis viitaks sellele, et Jumala poeg on metafoor. Piibli keskne tõde on, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Kristlaskond lükkab tagasi tõelise Jumala poja ja tahab tema asemele nime poolest isa poega. Aramea keeles tähendab par appa sõna-sõnalt isa poeg. Lugeja poolt. Me teame, et Adventkiriku liikmete hulgas on ja jäävad erinevad arusaamad poja mõistest Piiblis. Sellest lugesime kohe ka alguses. Poeg, tõelisus või metafoor ja poja mõiste eriselgitused.